Sa oled kuradi hull. Just selliste sõnadega sõimas Donald Trump Iisraeli peaministrit Benjamin Netanyahut nende telefonikõne ajal. Asi on selles, et pärast Iraani avaldusi läbirääkimistest Ameerika Ühendriikidega lahkumise kohta intensiivistas Iisrael oma sõjalise pealetungi Liibanonis Hezbollah rühmituse vastu, hoolimata vaherahulepingutest. See ajas Donald Trumpi vihaseks lausa marru. Valges majas tunnistati, et telefonikõne ajal, mis oli täis roppusi, kritiseeris president Trump Iisraeli peaministrit Benjamin Netanyahut Iisraeli poolt Liibanonis pinge eskaleerimise tõttu, mis võib viia Iraaniga sõlmitava kokkuleppe nurjumiseni. Hiljem sai teatavaks, et Trump peatas Netanyahu plaanid pommitada Hezbollah sihtmärke Beirutis. Kuid juba tänapäeval kogunesid Iisraeli ja Liibanoni esindajad taas Washingtonis, et pidada läbirääkimisi sõja lõpetamise üle. Aga siin võib Trumpi ja Netanyahu konflikt veelgi teravneda, sest nüüd ei saa Iisrael endale lubada neid järeleandmisi, mida Donald Trump temalt nõuab. Minu nimi on Aleksei Vitši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange videole like ja jätke oma kommentaar selle video alla. Lisaks sellele liituge minu Telegrami kanaliga Pitchi News, link sellele on selle video kirjelduses. Niisiis, hiljuti teatas Iraan, et lahkub tegelikult läbirääkimistelt Ameerika Ühendriikidega seoses sõja eskaleerumisega Liibanonis. Juba täna kiirustas Donald Trump kinnitama, et see kõik on vale ning USA presidendi sõnul jätkub läbirääkimisprotsess katkematult ja kontaktid riikide vahel toimuvad iga päev. Veelgi enam, Marco Rubio, USA välisminister, lisas, et väidetavalt on Teheran siiski nõustunud arutama oma tuumaprogrammi aspekte, mida ta varem keeldus isegi puudutamast. Kuid selline avaldus tehti siiski pärast üsna teravat vestlust Donald Trumpi ja Benjamin Netanyahu vahel. Ja nagu kirjutab agentuur Axios, tsiteerin, telefonikõne käigus, mis oli täis roppu keelt, kritiseeris president Trump Iisraeli peaministrit Benjamin Netanyahut, kuna Iisrael oli pinget Liibanonis eskaleerinud. Varem ähvardas Iraan lõpetada kõik läbirääkimised Ameerika Ühendriikidega seoses Iisraeli tegevusega Liibanonis. Pärast seda nimetas Trump telefonikõne ajal Netanyahut hulluks ja süüdistas teda tänamatuses. Ta peatas ka Iisraeli plaanid rünnata Liibanoni pealinna Beirut. Samuti ütles Trump Netanyahule, et tema ähvarduste täitmine pommitada Liibanoni pealinna isoleerib Iisraeli maailmas veelgi rohkem. Kaks allikat ütlesid, et Trump täitis, nagu oleks ta aidanud Netanyahul vanglakaristusest pääseda, pidades silmas oma toetust Netanyahu korruptsiooniprotsessi ajal. Võttes kokku Trumpi sõnad Netanyahu aadressil, tsiteeris üks Ameerika ametnik Trumpi sõnu Iisraeli peaministrile. Sa oled kuradima hull. Sa oleksid vangis kui mitte minu pärast. Ma päästan su naha. Nüüd vihkavad sind kõik vihkavad nüüd Iisraeli selle pärast. Mida kuradit sa üldse teed? Kuid siin on oluline märkida, et pärast neid paljastusi kiirustati Valges majas siiski teatama, et selle vestluse ajal teadis Donald Trump, et Hezbollah tulistas Iisraeli pihta ja et Iisrael peab end kaitsma. Kuid teatasid, et viimastel päevadel tundsid, et Netanyahu siiski ebaproportsionaalselt suurendab konflikti eskalatsiooni. Nad väidavad, et rünnakutele võib vastata, aga võib ka alustada pealetungi. Ja viimane on siiski liiast. Tahan märkida, et lisaks ähvardustele rünnata Beiruti laiendab Iisrael tõepoolest oma maismaaoperatsiooni Lõuna-Liibanonis ja plaanib hõivata veelgi rohkem territooriume, et laiendada puhvertsooni. Valges majas teatati, et Trump on mures sellepärast, et Iisrael tappis Liibanonis nii palju tsiviilelanikke. Ja ta on vastu sellele, et iisraellased hävitavad terve hoone vaid selleks, et tappa üks Hezbollah komandör. Üldiselt hakkas Trump kritiseerima Netanyahut nende põhjustatud hävingu ulatuse pärast Liibanonis. Ja lisaks on Trump rahulolematu sellega, et iisraellased lähevad Liibanoni territooriumile ja mitte ainult ei okupeeri seda, vaid sisuliselt lammutavad seal kõik majad täielikult, et keegi ei saaks enam seal elada. Mõeldakse seda, et Hezbollah ei saaks neid alasid uuesti enda kontrolli alla võtta. Ja nüüd sai Trumpi otsus Netanyahut ohjeldada selgeks signaaliks, et ta ei soovi, et tema võtmetähtsusega liitlane segaks kokkuleppe sõlmimist Iraaniga.
varem esines Netanyahu koos Iisraeli kaitseministri Israel Katziga ühise avaldusega, milles ähvardas pommitada Hezbollah sihtmärke Tahija piirkonnas Beirutis. Vastuseks teatas Iraani välisminister Abbas Araghchi, et Iisraeli tegevus Liibanonis on USA ja Iraani vahelise relvarahu kokkuleppe rikkumine ning et USA ja Iisrael peavad kandma tagajärgi iga rikkumise eest. Samuti ähvardas ta kohe ameeriklastega peetavatest läbirääkimistest lahkuda. Ja vaid mõned tunnid pärast seda Araghchi avaldust helistas juba Donald Trump Netanyahule ja sõimas teda. Pärast seda avaldas ta sotsiaalvõrgustikus sõnumi, milles teatas, et Iisrael ja Hezbollah lõpetavad üksteise ründamise. Kuid juba pärast telefonikõnet avaldas Netanyahu avalduse, milles teatas Donald Trumpile, et Iisrael ründab sihtmärke Beirutis, kui Hezbollah ei lõpeta rünnakuid Iisraeli vastu. Ja et samal ajal jätkab Iisrael oma operatsioone Lõuna-Liibanonis. Aga tundub, et Iisraeli tegevusel on siiski omad tagajärjed. Täna toimuvad Washingtonis otsesed läbirääkimised Iisraeli ja Liibanoni vahel. Ja nüüd teatas Liibanoni parlamendi spiiker Nabih Berri Donald Trumpi administratsioonile, et Hezbollah on valmis täielikuks ja koheseks relvarahuks Iisraeliga ning lubas selle täitmist tagada pärast seda, kui Iisraeli kaitselegi ähvardas uue pealetungiga. Selgituseks, Nabih Berri on üks mõjukamaid šiidi poliitikuid Liibanonis ja tal on tihedad sidemed just Hezbollahga. Kui Hezbollah tõepoolest väidab, et on valmis täielikuks relvarahuks, siis selline vaherahu säilitaks praegu Iisraeli okupatsiooni Lõuna-Liibanonis, eraldades potentsiaalselt selle Liibanoni areeni Iraaniga sõja küsimusest. Praegu arutatakse täielikku kõikehõlmavat relvarahu ning Berri tegi ettepaneku relvarahu kehtestamiseks maal, õhus ja merel, mille raames kohustub Iisrael samuti lõpetama majade lammutamise Lõuna-Liibanonis. See on see, millest ma natuke varem rääkisin. Ja Liibanoni võimud kinnitavad, et Hezbollah kohustub täieliku relvarahu järgima, kui Iisrael peatab oma edasiliikumise. Just nimelt, relvarahu saavutamine Liibanonis võib lõpuks avada tee kokkuleppe sõlmimiseks USA ja Iraani vahel, kuid potentsiaalselt jääb siiski alles oht Hezbollah näol. Ja see rõhutab veel kord, et Iisraeli ja USA huvid selles sõjas lähevad üha enam lahku. Siia panen 3 punkti, teie arvamusi ja järeldused, kirjutage selle saate kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik, hoidke end kõike head.